tere, mina olen Silja ja mina lubasin, et minust saab aastaga miljonär. Ma andsin selle lubaduse 5. septembril 2024, nii et mul on aega põhimõtteliselt 5. septembrini 2025. Ma ei tea täpselt, kuidas see kõik juhtuma hakkab. Ma tean, et seda on hästi palju minult TikTokis küsitud, kus ma nagu peamiselt jagan sisu, jagan lühikesi videosid. Aga ma tean, et ma liigun sinna suunda. Ma tean, et ma olen andnud selle lubaduse, ma olen välja andnud selle kavatsuse ja ma lihtsalt ka natuke, ma tean, see kõlab võib-olla väga spirituaalselt, aga ma usaldan universumit. Ja mind on ära tüüdanud see rabelemine, rapsimine, ületegemine, läbipõlemine ja sestap otsustasingi seekord rohkem usaldada ja proovida natukene teistmoodi. Aga see video ei ole sellest, kuidas ma seda kõike teen. Sest nagu ma ütlesin, ma ka täpselt ei tea, see kõik koorub välja protsessi käigus. Ja muidugi ma jagan jooksvalt, eriti TikTokis ja vahepeal ka siin YouTube'is pikemate videotena. Ma jagan jooksvalt, kuidas ma ikkagi selle miljoni poole liigun, kuidas mul läheb. Ja ma ei tea, ma ei usu, et ma hakkan siin mingi finantsaruandeid esitlema, ma ei usu, et ma hakkan olnud numbritest rääkima, sest numbrid lihtsalt ei eruta mind nii väga. Mind ei eruta need protsendid ja kasvud ja ma lihtsalt tahan voolata, luua, teha ja vaadata, mis juhtub. Et ma kohe räägin ka, miks just see loovus on minu jaoks hästi oluline, siis ma räägin täna ka põhiväärtustest. Aga see video on siis video minu põhjustest, minu motivatsioonist, minu väärtustest ehk minu miksist. Miks ma tahan saada miljonäriks? Miks just? Olgu tegelikult see on ka võib-olla natuke suvaline summa, aga see on selline hea suur summa, mille poole nagu liikuda. Me räägime siis eurodest, mitte mingitest palirahadest või Indiast või jeenidest või mis iganes on sellised, kus sa saab põhimõtteliselt hästi kiiresti miljonäriks. Ma olen olnud miljonär, kui ma olin palil. Mul oli nagu miljon kohalikku raha, aga selle väärtus eurodes on suhteliselt väike. Mina tahan saada miljonäriks eurodes. Olgu see siis täpsustatud, eks. Ja miks? Miks ma alustan küsimusest, miks? Võib-olla sa oled kuulnud ka sellisest mehest nagu Simon Sinek, kes kirjutas väga-väga hea raamatu Start with Why. Alusta oma miksist. Alusta miksi küsimisest. Sest miks on tegelikult, see on nagu see põhjanael. See täht, mis on alati kõige säravam. See täht, mille järgi sina saad orienteeruda, joonduda, sest ta särab lihtsalt nii kirkalt, kui just ei ole pilves. Aga põhimõtteliselt see miks ongi nagu see suurem siht, mille poole sa liigud. See ongi see suurem eesmärk. See ongi see suurem elevust tekitav asi, mille nimel sa oled nõus tegema ka keerulisemaid asju, mille nimel sa oled nõus reaalselt pingutama ja mille nimel sa jätkad ja jätkad ka siis, kui tegelikult ei ole tuju võib-olla konkreetsel päeval. Ja sellepärast ma arvan, et see miks on nagu väga-väga tähtis, hästi tähtis on seda nagu omada. See on asja tuum, see on kõige alus, see on sinu fookus ja see on sinu põhjus iga hommik ärgata ja jätkata. See on sinu põhjus iga hommik ärgata ja jätkata oma eesmärkide poole liikumist tugevalt, rõõmsalt, naeratusega. Sest olgem ausad, ma olen tüdinud ka sellisest surumisest ja vaevast ja pingutusest ja ma usun, et kui ma teen õiget asja, siis selleks, et saada häid tulemusi, ma ei pea ennast täiesti niimoodi katki rebima, et mul on veri ninast väljas ja ma olen täiesti kurnatav. Ma usun, et seda kõike saab teha ka ennast säästavamalt ja ennast armastavamalt ja sellepärast ma proovin. Ma ei tea, kui ma ei proovi ja sellepärast ma proovin. Aga miks ma tahan saada miljonäriks?
ütleme nii, et minu miks on väga kooskõlas minu 3 põhiväärtusega. Ja kuna ma olen selles enesearengu maailmas juba päris kaua juba olnud, siis ma olen hästi palju nagu mõelnud ka, mis on minu põhiväärtused, mida mina usun, miks ma midagi teen. Ja minu need 3 põhiväärtust ongi kuidagi kogu selles enesearengu protsessis minu jaoks välja koorunud ja ma tean, et just neid ma tahangi alati järgida. Ja need on alati nagu olnud teemaks, aga nüüd ma olen need reaalselt nagu ka kirja pannud, lahti mõtestanud ja ma tean täpselt, mida ma tahan, kui ma järgin oma põhiväärtusi. Sest ütleme nii, ma ei taha teha midagi, mis on minu põhiväärtustega vastuolus. Ma ei otsi ka näiteks kaasast, kes oleks minu põhiväärtustega nagu vastuolus või kes ei laseks mul elada enda põhiväärtuste kohaselt, sest see on lihtsalt minu jaoks niivõrd oluline. Kas sind huvitaks ka nagu enda põhiväärtuste nagu teada saamine? Et siin on nagu erinevaid tehnikaid, erinevaid meetodeid, kuidas selleni jõuda. Et kui see on nagu huvitav, viska kommentaar ja äkki ma siis teen kunagi ka sellise praktilise nagu õpetuse või mingi e-raamatu või muu juhendi, mida järgi sina saad ka enda põhiväärtusi avastada. Kindlasti sul on need juba olemas, sa kindlasti nagu juhindub mingitest põhimõtetest iga päev, aga võib-olla sa pole neile nagu nime andnud, sa pole neid täpsemalt lahti mõtestanud, sa pole neid defineerinud ja sa pole võib-olla neile nii sügavalt mõelnud. Aga mina arvan, et sellised 3 põhiväärtust võiks ikkagi olla paigas, sest see teeb ka elu niivõrd palju kergemaks ja kui tihti ongi selline, et ma ei tea, mida otsustada, mida teha, siis põhiväärtustest juhindumine alati nagu aitab. See on ka selline kompass. Ja mina tahangi saada miljonäriks ka sellepärast, et ma saaksin elada rohkem ja tugevamalt, intensiivsemalt vastavalt oma põhiväärtustele. Aga mis on siis minu 3 põhiväärtust? Mis on need 3 asja, millest ma alati juhindun ja mille poole ma alati püüdlen oma otsuseid tehes, oma elu elades, oma sõpru valides, oma kaasast valides? Mis on minu 3 põhiväärtust? Minu number 1 on vabadus. Vabadus otsustada, mida ma soovin, vabadus minna sinna, kuhu ma soovin minna, vabadus elada täpselt nii, nagu mulle meeldib. Lihtsalt see, ja sellepärast mulle näiteks ei sobi ka selline 9–5 töö ja kui me lähme natuke veel spirituaalsemaks ja lähme natuke human designi, siis minu tüübile, manifestorile ei sobigi see. Mulle ei sobigi see teatud kastis elamine. Mulle sobibki rohkem selline elu, kus ma saan ise valida, ise oma graafikut teha. See ei tähenda, et ma oleks nagu laisk või ma ei viitsi midagi teha. Aga mulle meeldib hästi palju ise nagu enda elu kujundada. Jah, mulle meeldib ka teatud rutiinid, aga need rutiinid on minu enda loodud. Siis ma tunnen, et teatav rutiin on nagu jätkuvalt vajalik, siis see on nagu see konteiner, mille sees ma saan oma vabadust praktiseerida. Aga see on jällegi minu enda paika pandud. Nii et vabadus. Minna, tulla, olla, sinna kuhu tahan, seal kus tahan, mida iganes. Ja minu jaoks tegutsemisvabadus on ka hästi oluline. Et näiteks ma olen tegelenud burleskiga ja mingid erinevad selliste striptiisi moodi tantsudega. Ja kui mul oleks nagu mees, kes ütleks, et ei, sa ei tohi nagu teha seda, sa ei tohi ennast niimoodi väljendada, siis ma oleks nagu, et head aega, sina ei ole minu jaoks. Siis minu jaoks kehaline eneseväljendus, kehaline vabadus liikuda. Ma vajan seda. Miks? No ütleme nii, ma olen ka hästi palju nagu oma peas, ma kipun üle mõtlema. Nii et selline kehasse minek ja selline endale loa andmine keha vabaks liigutamiseks, see nagu paneb mind jälle elama. See toob mind siit peast välja ja toob mind kehasse. Ja siis ma olen kokkuvõttes palju rahulikum, loovam ja teen tegelikult palju ägedamaid asju ära. Nii et vabadus. Mis on sinu jaoks nagu vabadus? Mina ütlen, et tegutsemisvabadus, ma saan ise teha seda, mida ma ise tahan, siis mis näiteks on sinu jaoks vabadus? Ja muidugi ma mõtlen siin ka seda, et minu jaoks on tähtis ka
finantsiline vabadus, et ongi, miks ma tahan saada miljonit, et oleks selline vabadus, et mul on mõte, ma tahan midagi teha, siis ei oleks ühtegi piiri. Raha väga tihti on meil nagu piiriks. Raha on väga tihti see asi, mis nagu keelab ära, sest sul ei ole võib-olla vahendeid. Raha on vahend millegi tegemiseks. Raha on vahend oma vabaduse praktiseerimiseks, vähemalt minu jaoks. Kui näiteks tulebki mõte, et ma homme tahan minna Marokosse, ma lihtsalt broneerin asjad ära, et ma ei pea otsima kõige odavamad piletid, ma ei pea nagu mõtlema, kas mul üldse on selleks raha, ma lihtsalt lähen ja teen. Ma tahan just seda vabadust tegutseda ilma piiranguteta, kui tuleb hea idee, ma teen selle teoks. See läheb ka minu human designi, inimdisainiga kokku, et ma olen hästi, kui tuleb nagu mõte, ma tahan kohe seda teha. Ma tahan kohe käivitada, algatada, sest see on minu roll siin maailmas, olla käiviti, trigger, katalüsaator, see, kes algatab. Aga kui mul pole selleks vahendeid, siis mul ei ole ka vabadust ja siis ma ei saa algatada. Ja sellepärast mina liigun ka vabaduse suunas. Ja see on sellepärast minu number 1 väärtus. Minu teine väärtus on armastus. Et ma reaalselt tahan armastada, ma tahan olla armastatud ja ma tean, et mul on palju nagu jagada. Tõsi, ma ei lase nagu igat inimest endale väga lähedale. Need, kes on nagu lähedal, need on väga hoolega valitud, sest ma ka kaitsen enda energiat, ma kaitsen enda olemust. Ja ma lihtsalt ei jaksa enda energia kõigile inimestele anda. Ja ma tahan nagu valida, kes saab nagu päriselt lähedale ja kes teab minu suurimat saladusi ja kelle saladusi ka mina tean. Ma ei jaksa hoida kogu maailma energiat ja sellepärast ma valin väga hoolikalt neid inimesi, kes on reaalselt minu nagu siseringis. Aga see on see, et kui sa oled sees, siis sa oled sees. Ja inimestega koos aja veetmine on ka minu jaoks oluline. Jällegi, inimdisainis on minu profiil 2-4. 2 tähistab erakut ja 4 tähistab siis sotsiaalset nagu olendit. Et minus on nii see erak, kes tahab nagu päris palju nagu üksi olla, aga samas on minus ka see sotsiaalne pool ja sellepärast ma tahangi inimestega koos olla. Et inimdisaini järgi minu jaoks erinev võimalused elus ka avanevad läbi teiste inimeste. Seda tähistab siis see number 4 seal profiilis. Ja muidugi ma tahan armastust, muidugi. Et ma hetkel olen üksi, ma olen vallaline, aga see on ka omamoodi valik. Jah, ma olen lahutatud, aga see oli ka miski, mida mina ise algatasin, ma ise astusin sealt välja, kuigi tegu oli väga-väga toreda mehega. Lihtsalt mingid asjad me oma vahel ei klappinud ühel hetkel. Ja see oli nagu valik. See oli valik minna eluga edasi üksinda, olla eraldi. Ma olen käinud erinevate meestega väljas, on olnud juba sellised, et tema on see, järgmine mees. Tema on see minu mees, kellega ma saan koos vanaks. Aga reaalselt ei ole ükski asi läinud pikemaks kui näiteks mingi maksimaalselt 5 kuud. Ja ma tean, et ta on olemas. Ma tean, et varsti on armastus mul olemas. Ma tean. Ja ma tunnen ise ka, et tegelikult armastusest leidub ka võti minu igasuguse külluse lahti muukimiseks. Sest kui ma olen suhtes, siis jah, ma panen palju aega ja energiat sellesse teise inimesse, aga samas see annab mulle nii palju. Ma olen kogu aeg sellises heas energias, ma suudan palju rohkem teha, ma teen asjad kiiremini ära, sest kui ma teen mingi asja ruttu kiiresti ära, olen produktiivsem, siis mul on ju pärast rohkem aega, et veeta seda oma kalli inimesega koos ja see motiveerib mind paremini tegutsema. Ja mulle meeldib ka selline teineteise toetamine, et mina tahan kindlasti mu kaaslane mind väga toetaks ja mina tahan teda toetada tema eesmärkide saavutamises. Ja kindlasti miljoni saamiseks ma ei taha öelda, ma tahan ka suhet, sest ma tean, kui võimas ma olen suhtes olles. Aga ma ei suru mitte midagi, ma ei sunni mitte midagi peale, ma ei kiirusta, sest mul on kogu maailma aeg. Ma ei kavatsegi rapsida, ma lihtsalt tegelen iseendaga, olen enda parim variant, ja samas olen avatud ja vaatan, mis juhtub. Ja kuna ma lähen kohe ka Barcelonasse, kus on lihtsalt nii palju ägedaid inimesi, kes on ka minu väärtustega kooskõlas, ehk siis
nad on tervislikud, nad tegelevad aktiivselt enda kehaga ja samas on neil ka see sügav filosoofiline pool ja ettevõtlik pool, et ma usun, et seal see mees on olemas. Sest ma olen mõnda varianti juba kohanud. Ma tean. Et jah, armastus on minu teine väärtus ja selline, muidugi siia läheb ka enesearmastus. Ja kui mul on miljon, siis ma saan kindlasti rohkem elada ka selles enesearmastuse, ma ei tea, hõngus, atmosfääris, vibe'is, sest mida rohkem raha sul on, seda rohkem sa saad lõdvestada, lõõgastada ja ennast armastada, sest sul pole vaja kuskil nagu pressida, suruda ja teha lihtsalt hästi palju asju. Ehk siis, kui mul on see miljon, siis ma saan elada ka rohkem oma teise väärtuse ehk armastuse järgi ja ka rohkem küll just enda ümber nagu jagada, sest ma kindlasti tahan ka enda sõpru peret nagu rahaga üle küllata ja ägedate kogemustega üle küllata, võttagi nad kaasa endaga, et kuule, davai, siin on pilet, lähme Marokosse, lähme Hawaii'le, ma ostin sulle pileti, me lähme koos. Need on kuupäevad, panen valmis ja ma tahangi teha seda, ma tahan niimoodi ka oma armastust nagu jagada, läbi kogemuste. Võt, minu kolmas põhiväärtus on loovus. See lihtsalt on nagu nii tugev mu sees, mulle meeldib luua, mulle meeldib erinevaid pusletükke kokku panna, sest mida kuutegu sünteesida. Ja ma arvan, et see ongi minu hästi suur tugevus, et ma saan hästi palju igasugust erinevat sisendit ja siis ma teen sellest midagi täiesti nagu uut. Jah, ma olengi manifestor inimdisainis ja see ongi minu roll olla ka see algataja, käivitaja ja mul ei ole vaja nagu kuskilt mujalt mingid ideid saada, mul ei ole vaja kuskilt nõu küsida, ma lihtsalt suudan seda ise väga hästi teha. Ja see tuleb 2-4 profiilina inimdisainis olema ka easy breezy genius ehk ma olengi selline, kes suudab hästi loomulikult asju teha. Ainuke varjukülg siin on see, et ma ei oska nagu seletada, kust see tuli, sest ma ei saa ise ka aru. Ma ei oska seda juba nii hästi nagu õpetada, mingit nagu oskust, et kuidas seda nagu teha, sest ma ise ka ei tea, see lihtsalt nagu tuleb, see tuleb mulle loomulikult ja ma ei küsi kunagi, kust see tuli, ma lihtsalt teen, ma lasen loovusel lennata. Ja loovusest rääkides ma olen alati olnud hästi loov inimene. Ma kirjutasin igasugu jutte, luuletusi alates sellest hetkest, kui ma õppisin kirjutama ehk mingi 7-aastaselt ja niimoodi. Mul on hästi palju loovkirjutisi, ma olen kirjutanud raamatuid, ma kirjutan kindlasti veerraamatuid, ma kirjutan kindlasti ka mõne lõhema e-raamatus sinu jaoks, mis aitab sind ka sellel miljonid e-konnal. Ja ma tahan kirjutada hästi palju asju, ma tahan kirjutada ja ma tahangi tegelikult, miks ma tahan miljonit? Ma tahan lihtsalt, et mul oleks stabiilne finantsiline olukord ja ma saaksin lihtsalt tegeleda loovusega päev otsa ja ma saaksingi lihtsalt kirjutada. Suurim unistus on lihtsalt kirjutada ja teha ka nagu selliseid videosid, sest mulle selline loovus meeldib ka teha ka erinevaid online kursusi. Et ma tunnen, ma tahan ennast niimoodi väljendada ja aidata ka teisi inimesi. Läbi selle enese väljenduse, läbi selle ma midagi nagu ütlen ja õpetan. Ja ma tahangi, et mul oleks raha selleks, et ma saaksin teha, mida iganes mul pähe tuleb, et ma ei peaks nagu muretsema, et olgu, äkki peaks nagu minema kuhugi palgatööle ja raha kokku kraapima, et ma ei muretseks, et mul oleks kõik asjad paigas ja ma saaks vabalt tegeleda, mis iganes pähe tuleb. Sest ma tunnen ennast nii elusana, kui ma lähen sellesse loovuse voolu ja see on nagu, see on nii hea tunne. Ma tahan saada miljonäriks, et eneseväljendus ennast täiesti vabalt tunda ja lihtsalt luua mida iganes ma soovin, piiranguteta. Võt. See natuke selline nagu abstraktne tasand läbi põhiväärtuste, läbi vabaduse, armastuse ja loovuse, mis on minu põhiväärtused. Aga räägime nüüd äkki natuke nagu spetsiifilisemad. Mida konkreetselt ma tahan selle rahaga teha? Miks ma tahan saada miljonäriks? Nii, number 1. Raha on vahend. See on vahend millegi muu nagu saamiseks, see on vahend mingi tunde tundmiseks, ehk näiteks väga tihti, ma ei taha konkreetselt ju neid eurosid, ma ei tea, mingi 500-sed, on 500 kõige suurem rahatähte. Ma ei taha 500-st vanni endale siia mingi põrandale teha ja siis enne siia supelda, et mul on miljon. Ma tahan seda, mida raha suudab osta. Ma tahan seda vabadust, mida raha suudab osta. Ma tahan seda elu, neid asju, mida raha suudab osta. Aga samas, asi ei ole ka neis asjades. Asi ei ole ka selles mingis katusekorteris, mida ma tahan.
asi on selles tundes, mis see mulle annab. See annabki sellise mõnusa, kaitstud, hoitud tunde, enesekindla tunde ja läbi selle ma suudan anda maailmale rohkem. Ma tahan tunda ennast enesekindlalt, õnnelikult oma loovas voolus ja seda raha nagu toetab. Muidugi õnnelik saab olla ka ilma rahata, kus sa nagu suudad piisavalt oma mõtteviisi programmeerida, aga olgem ausad, raha on nagu vahend, mis nagu aitab seda palju lihtsamalt teha ja tegelikult raha on maailmas nii palju. Küllust on kogu aeg meie ümber. Seda ma kogu aeg räägin oma videodes ka, et küllust on igal pool. Et lihtsalt tuleb seda märgata, üles leida, üles korjata ja siis hakkab see ise ka sinu ellu rohkem tulema. Aga mida ma siis konkreetselt tahan? Tegin endale väikse nimekirjakese, et ma olen seda hästi palju ka läbi kirjutanud erinevates enesearengu kursustes, ma olen sellele palju mõelnud. Ja ma tean küll jah, mida ma selle rahaga teeksin. Ja ma olen teinud ka läbi Ken Honda Money Mindseti kursuse ja tuli välja, et jaa, minu tüüp ongi kulutaja. Et mulle meeldib raha kulutada. Ma ei osta väga kallid asju tegelikult, aga mul teatud asjad meeldib kulutada. Mida ma siis tahan? Mida ma siis tahan? Nagu ma ütlesin, ma hindan väga sellist vabadust, minna kuhu iganes, millal iganes. Ja kui ongi nagu see raha olemas, siis ma saan lihtsalt niimoodi, et ma ei pea olema kuskil kellast kellani nagu kätte saada või nagu tööl, ma võingi lihtsalt minna reisile. Ma tahangi näha rohkem maailma, ma olen palju reisinud, aga ma tahan veel. Ma tahan teha seda mugavamalt, et aitab sellest ajast, kus ma nagu magasin lennujaamas või hostelites ja nii edasi, et ma tahan tunda ennast hästi ja mugavalt. Ma olen seda väärt. Sina oled ka seda väärt. Igaüks on seda väärt. Ma tahan reaalselt, ma tahangi endale katusekorterit, arvatavasti kuskil Barcelonas. Teine võib olla nagu Eestis, et käia siin ka suvel, kus ongi selline suur terrass hästi kõrgel, sest ma tahan hästi head vaadet ja mul on vaja seda avarust ja seda perspektiivi, siis ma tunnen ennast siis hästi vabana ja vabadus oli mu põhiväärtus ja ma suudan ka paremini luua, kui minu ümber on nagu vabadust ja ruumi. Tahan suurt katuseterrassi, ma tahan, et mul oleks korteris ja köögis ka see suur köögisaar, hästi palju tasapinda, ma saaksin erinevaid retsepte leiutada ja retseptivideosid teha, sest ma täiega armastan söögi tegemist ja see on ka minu, nagu ma olen ka tervisecoach ja toitumisnõustaja, ehk siis kõik see pool on minu jaoks hästi tähtis ja ma armastan toitu. Ja ma tahan, et mu korteris oleks ka selline suur garderoob, kuhu sa saad sisse arutada. Seal liiga palju asju nagu ei oleks, aga lihtsalt kõik asjad on nagu hästi, ma näen kohe kõiki riided, kõik on kohe hästi nähtaval ja kindlasti on seda suur peegel. Ja äkki see korteris on ka väike tuba, mitte väike. Selline tuba, kus on nagu suured peeglid seina peal, nagu selline tantsustuudio moodi. Siis mulle väga meeldib ennast ka loovalt läbi tantsu väljendada. Ja kui tuleb tuju, ma tahaks lihtsalt minna sinna tuppa, sinna stuudiosse ja peeglisse lihtsalt improviseerida palju muusikaga, ehk siis helikindlad seinad ka, kuna korter, siis on naaber. Siis on naabrid. Ja mis on veel tahan? Ma tahan, et see korter saaks ruumi külaliste vastuvõtmiseks. Ma saaksin teha selliseid mõnusaid õhtusööke või brunch'e, sest ma ei ole võib-olla nii väga õhtu inimene. Et tulekski inimesed külla, ma istuks nagu laua taga, oleks hea toit, räägiksime juttu ja oleks selline mõnus olemine. Või teeks ka koos süüa, kuna mul on suur köögisaar. Et selline korter on siis, mida ma soovin. Ja ma soovin selle miljoniga ja rahaga üldse pakkuda endale võimalikult kvaliteetset toitu, võimalikult nagu orgaanilist ja puhast ja lihtsalt nautidagi parimaid asju, mida on maailmal pakkuda. Et pakkuda enda kehale. Ma pidevalt räägin ka oma kehaga ja ma luban talle, et ma toon talle parimad asjad. Parimad lisandid, parim toit, parimad kombutšad, mis iganes ägedad joogid, ma tahan seda kõike. Mitte just nagu restoran mind nii väga nagu ei kõnetagi, vahepeal võib, aga lihtsalt ma saaks ise endale osta parimat toorainet ja parimad vahendid ka, millega seda toitu teha. Kõik Ninja Creamid ja KitchenAidid ja kõik see äge köögikraam. Mulle meeldib. Siis ma tahan erinevate eluvaldkondade toetuseks erinevaid coach'e. Mul hetkel on 2 coach'i. Mul on fitness coach, kes on natuke ka minu nagu life coach
Ja tema siis teeb mulle treeningplaani, ma räägin temaga kord nädalas, ma maksan talle 350 € kuus, mis tegelikult ei olegi nagu nii palju. Ja ta tegelebki selliste high performance inimestega, kes tahavadki saada suuremaid asju, et ta ei tegele nagu algajatega või kellega, kes tahaks näiteks kaalu kaotada. Et ta tegelebki inimestega, kes tahavad rohkem, kuna mul on ka võistlussportlase taust ja ma olen aastad olnud juba jõusaalis, siis ma ei alustanudki täitsa nullist ja sellepärast ma võtsin sellise coach'i, kes on ise ka täiesti. Ta on mega heas vormis ja samas on ta see mega hea vaimine pool ka ja mul oli vaja kedagi, kes seda kõike ka minus aitaks toetada. Ja ma olen tugevam kui elu sees varem, 5 kilo on tulnud nagu alla ka ja see, ma ise võtsin hästi palju 15 kilo juurde pärast oma viimast võistlust ja läks asi nagu käest ära. Nüüd tema abil ma olen suutnud jõuda tagasi sellesse sportlikumasse vormi ja ma jaksan tõsta väga suuri raskusi. Ja see on nagu, ja ma tahan, et mul oleks kogu aeg coach olemas ja parimatest parim. Ja kui uuesti võistes, ma tahan ka nagu poseerimiseks õpetajat, ma tean ka kedagi, keda juba valida. Minu enda endine treener, kes on väga-väga hea selles. Ja ma tahan, ja siis praegu mul on ka hingamistöö coach ehk siis breathwork, kes aitab läbi hingamise mul ka tegelikult armastuseni jõuda. Ja nagu ennast lahti pakkida erinevatel tasanditel ja leidagi enda sees sügava mingid asjad. Ja tema siis ka nagu räägib minuga ja siis teeb minuga selliseid hingamisrännakuid, mis kestab mingi tund aega. Ja tema juhendamisel ma lähengi rohkem ise endasse ja tulen igasugu taipamistele. Aga ma kujutan ette, et ma tahan endale ka mingit business coach'i. Ma tegelikult on äri jaoks ka mentorid juba olemas, nii et aga tulevikus ka ma tahan, et ma oleks alati võimalus, et kui mul tuleb mingi mõte, siis saan alati palgata selle parima coach'i, kes mind selles nagu aitab. Ja ma tahan ka ise olla parim coach ja teiste parimatelt õppimine nagu aitab mind ka. Mis ma veel tahan? Nii, pere sõprade heaolu on ka minu jaoks väga tähtis. Ma tahangi olla see inimene, kes ütleb, et davai, lähme nüüd koos reisile, siin on sulle pilet, mina maksan kõige eest. Davai, lähme välja sööma, mina maksan. Ma tahan teha oma sõpradele ja perele sellise kingitusi. Ma tahan neid viia nagu maailmasse ja lasta neid kogeda ägedaid kogemusi. Et see on minu jaoks oluline. Ja siis ma tahan ka endale igasugu põnevaid iluprotseduure, massaase 2 korda nädalas, näomaskikesi, kõik juuksepikendused ja värvid ja ripsmed ja kulmud ja küüned ja ma tahan, et see oleks mõistlik kogu aeg hästi lihtsalt kätte saada, sest rahas ei ole küsimus. Ja ma tahan lasta enda keha eest nagu hoolitseda. Ja kuna ma olen ka ise massöör olnud, siis ma tean, kui tähtis see on ja ma tahan 2 korda nädalas vähemalt saada ja spaas käia ja kõike seda. Ma tahan sellist mugavat ja seikluslikku elu, sellist ägedat, sest siis ma tunnen ennast elusana ja siis ma tunnen, et ma teen nagu ka rohkem selle maailma jaoks, ma annan rohkem tagasi. Ja sellepärast ma tahan seda miljonit. Ma tahan, et mul oleks elu, kus mul tuleb mõte. Ja ma teen selle kohe teoks, sest piirangud ei ole, sest raha lihtsalt voolab kogu aeg sisse, stabiilselt ja see on kogu aeg olemas. See on minu miks. Ja see on see elu, mida ma tahan saada, see on see visioon, mille poole ma tahan liikuda. Ja ütleme nii, et juba sellest rääkimine praegu tegi mulle tuju paremaks, tegi päeva alguse ägedamaks, ehk siis tasub mõelda, mis on sinu miks. Kas sina tead oma miksi? Mõtle korra, mis sa selle rahaga nagu teha tahaksid? Kuidas ennast tunda soovid, kui see ongi see 1 miljon või mis iganes muu summa? Kuidas see 1 miljon paneb sind ennast tundma? Kuidas see teeb su elu paremaks? Ja mis on see sügavam miks? Mine sügavamale, küsi veel ja küsi veel ja küsi veel. Küsi seda miksi nii kaua, kuni sul saavad vastused otsa. Ja juhindu oma sellest juurpõhjusest. Ja esimene video, minu miks ma tahan saada miljonäriks. Ja edasistes videodes ma räägin ka nagu täpsemalt, kuidas ma seda teen, erinevatest meetoditest, räägin ka oma mentoritest, kellega ma kohe alustan koostööd
ja võib-olla avan ka rohkem oma sellist igapäevaelu. Et jälgi mängu, tule kaasa, tee paremini, lihtsalt mina annan sulle inspiratsiooni, motivatsiooni. Ma nagu õpetasin võib-olla otseselt, kuidas seda teha, ma lihtsalt annan sulle ideid ja sina võtad selle, mis iganes sulle siit nagu meeldib ja teed selle enda omaks ja teed paremini. Sest ainult sina tead, kuidas sina saad ise asju teha. Mina võin lihtsalt olla nagu natuke sinu teekaaslane, natuke nagu juhendada, natuke võib-olla sind ka coach ida. Ehk siis ma arvan, et ma panen ka selle teenuse üles, kuna ma olen juba kogenud coach ja lihtsalt ma olen enne tegelenud rohkem terviseteemadega, kuid ma usun, ma suudan ka tegeleda külluse rahateemadega. Ja ma saan sind selles aidata. Ehk siis jälgi, kirjuta kommentaaridesse, kuidas on sinu miks, kirjuta, mida sa veel nagu tahad näha. Jälgi mind ka TikTokis, kus ma postitan igapäevaselt selliseid kiiremaid jupikesi ja videosid ja lähme koos miljoni poole. Ja suur aitäh, et sa vaatasid. Kui sa tõesti jõudsid siia lõppu välja, siis suur aitäh. Sa oled väga äge.